Peagi on tulemas kohalike omavalitsuse valimised. Kõik, kes on vähemalt 16-aastased kodanikud, saavad anda oma hääle ja panuse isikule, kes soovivad kujundada meie linnaruumi. Kuid kas kõik noored teavad, keda valida, kus saada infot valimiste kohta ja kas noorte hääl läheb üldse korda? Uurimegi täna siinsamast noorte käest, et kas noored soovivad üldse panustada kohalike omavalitsusel, kas nende hääl läheb peale ja miks nad peaksid valima. Kas oled kursis KOV valimiste ja nimekirjas olevate kandidaatidega? Ja ma olen kursis küll KOV valimistega ja kandidaatidega olen ka kursis, aga ma arvan, et see info võiks olla tegelikult kergemini leitav, et kes on kandidaadid ja kuidas. Et see kokkuvõttes ei pea siis iga erakonna nii-öelda kodulehele niimoodi käima ringi ja uurima ja kõike mida veel. Jaa, olen. Mul isegi üks tuttav kandideerib, kursakas. Jah, ma olen kursis valimistega, aga ma pole veel väga tutvunud kandidaatidega Kristiines. Pigem ei ole nagu. Pigem üldse mitte. Mingil määral küll, ma olen siin plakatid üle linna näinud kooli sõites. Ja. Kus sa peamiselt infot oled saanud kandidaatide kohta ja valimislubadustest? Sotsiaalmeediast. Ma mujalt ei olegi väga otsinud. Küllap kodulehel on ka kõik asjad olemas, on ju, aga praegu Facebook ja Instagram on see, kus seda kõige rohkem tuleb. Peamiselt kas uudisteportaalidest nagu ERR, Delfi või Postimees või siis sotsiaalmeediast nagu Instagram. Igal poolt sotsiaalmeedias ka. Kas teie arust noorte hääl kui valimistasandil üldse loeb? See väga oleneb. No see oleneb küll, aga minu arust, ma ütleksin kindlasti selles mõttes. Aga... Mina lihtsalt arvan, et see on väga oluline, et noored valivad, sest noorte hääl on praegu ühiskonnas kõige olulisem, on ju, ja noorte ja vanemate kuidagi vaateväljad on võib-olla erinevad, ehk siis noored saaksid mõjutada ka neid vanemaid võib-olla olema noorte peresed. Ma arvan, et ei keskendu kõige rohkem siis noorte häältele pigem sinna, kes on juba veits vanemad ja käivad tööl, kuna loodavad rohkem nende peal, et neil rohkem mõjuvõimu. Ja et ma arvan, enamus noored võib-olla ei hääleta ka, kellel on võimalus. Motiveerida võiks see, et olla kindel, et mis homme ootab ja hääletad selle poolt, siis mida sa tahaksid tulevikus. Kas sinu arust võiks iga hääleõiguslik noor minna valima? Kui sa oled vähemalt 16, palun mine valima, lihtsalt tee seda, mine valima. Kas iga noore hääl loeb siis? Ilmselgelt.